tere õhtust, head Naabrist parema fännid ja kõik vaatajad. Me oleme hetkel otse-eetrist Naabrist parema võtteplatsilt ja tänane õhtu on väga-väga eriline. Just sellepärast, et mitte kunagi varem saate ajaloo jooksul ei ole meie fännipäev olnud veebi vahendusel. Ehk siis me saame teile silma vaadata täna läbi kaamera silma. Aga mis ma siin autos ikka enam lobisen? Kusjuures väga oluline tähelepanek. Tänast fännipäeva saadki sa vaadata võib-olla näiteks autoistmel, kui ootad parklas mõne poe järjekorras või diivanil, nagu Alari Kivisaar näiteks täna õhtul, sest ma andsin talle vaba päeva. Või äkki sa lähed hoopis saunalavale või õue, piknikule, jooksma, siis igalt poolt saad meid jälgida. Tänane päev toob ja tänane õhtu toob meile väga palju üllatusi. Kõik naabrid on juba oma konteineritesse kogunenud. Te näete esmakordselt, kui palju nad on selle ajaga valmis teinud, mida nad on õppinud ja kui ootusärevad nad on, sest et kõigi nende jaoks on ka täiesti esmakordselt elus otse-eeter. Kuna me ikkagi räägime fännipäevast, siis on meil ka väga palju fänni-nänni ja ma juba tahakski seda kõike teile tutvustada, sest et kui sa nüüd praegu siin SEB lehel otsid üles kommentaariumi koha, siis tulista sinna aga praegu just küsimusi, sest kõikide nende vahel, kes küsimusi küsivad, loosime välja, vaadake nüüd, 3 väga ägedat. Mulle tundub, et Alari tahab mulle kogu aeg sisse helistada, aga ma pean ütlema talle, et tema oli vaba päev täna. Igal juhul 3 ägedat kingituste pakki ja siis veel midagi eriti mõnusat. Siin on üks selle küsimuse, selle auhinna võitja valin ma isiklikult välja. Nii, aga hakkame siis pihta. Vaata, mis siin sees on. Alustuseks, et teie suud ikka magusaks teha, on siin TV3-lt šokolaad. Nii, ja siin peal oleme siis mina ja Alari. Ja kusjuures, ma ei hakka nüüd ütlema, aga siin on sees minu kõige lemmikum šokolaad. Nii, et saate vaadata, kumb pool rohkem maitseb, kas see Alari või minu osa. Nii, aga meie head suurtoetajad Makita esiteks on pannud välja näiteks mõõdulindi ja selles mõttes suvehooaeg on tulemas, kui sul ei ole kodus midagi mõõta, võid ennast ära mõõta. Võin öelda, et üks häkk, kui ma endale näiteks netipoest Texasit tellin, siis mul on samasugune mõõdulint ja siis ma mõõdan enda jalad ära. Igal juhul. Lisaks Makitale on meie väga head partnerid ka Luna Grupilt. Luna Grupp on pannud terve sellise kingituste koti välja, kusjuures, kas te teate, mis asi see on? Võib-olla pikemad saate fännid juba teavad, mina pidin enne saadet üle küsima. Tuleb välja, et see on otsikute klamber, ehk siis sa saad selle siit seest välja võtta, pükste külge panna ja mõelda, et sa oledki nagu Asko Naabrist parema 9. hooajas ja kõik sinu kruviotsikud siis käivad siia. Siis sellise vahva nokamütsi, sest kusjuures 90-ndate stiilis nokamütsid on see suvi täiega in, nii et sa tahad seda endale võita. Nii, ja siis õhtud ei lähe küll enam pimedamaks, aga võib-olla sul on vaja just praegu minna keldrist mingit moose tooma või tööriistu, siis ka selline pealamp või siis lihtsalt tahad meest ehmatada. Luna Grupp igal juhul suur aitäh teile. Nii, aga meie kolmas väga suur sponsor on muidugi Bauhof ja Bauhof annab teile reaalset krediiti. Siin sees on siis kinkekaart. Ma jätan selle saladuseks, kui palju siin on, aga tõepoolest Bauhofi saate minna siis ja osta kõike seda, mis te ise tahate. Nii, aga mis siin veel on? Jaa. Või te kas suuremad fännid juba teavad, mitmes hooaeg Naabrist paremate hetkel käimas on? Kuna ma ei kuule, mis te arvate, ma loodan, et te panite täppi, aga 9. hooaeg, mis tähendab, et mina olen isiklikult juba 5 aastat kiivriga käinud ja Alari 9 aastat. Järgmine aasta on meil suur juubel, aga me otsustasime juba Naabrist parema särgid sel hooajal ära teha. Nii et sellise kihvti särgiga saad siis ka ringi käia, kui sa praegu kommentaariumis esitad küsimusi ja võidad endale selle fännipaketi. Nii et näiteks paned selle endale selga, lähed naabri juurde, vaata, kui ta praegu võib-olla lärmi teeb, siis saab vihjast aru, et sa oled Naabrist parem. Nii, aga mis siin veel on, sest TV3 on ikkagi siia ka veel väga kihte auhindu pannud. Nii, Makitast me juba natukene rääkisime. Minu kõige lemmikum asi siin võtteplatsil Makitalt on, te peate seda nägema, kohviaparaat.
ja te kuulsite õigesti, siin kingituse sees on kohviaparaat ja seda on võimalik võtta reaalselt igale poole kaasa, sest see on laaditav täpselt nende samade Makita akudega. Mul näiteks on tolmuimeja kodus, nii et ma saan tolmuimejaga kõigepealt ära koristada, akud võtta, kohviaparaadi külge panna. Nii et minu arust on tõesti geniaalne lahendus ja see on nii väike, väga kaasaskantav ja kui sina oled see õnnelik, kes väga ägeda küsimuse esitab, siis see on üks asi, mis sa võid samuti veel endale võita. Ja Makita on ikka väga helde olnud seekord, sest et see ei ole ka veel kõik. Ma näitan teile veel, siin on veel riideid. Natuke krõbistan. Nii. Kusjuures selline pluus on mul veel ka. Kavatsen selle järgmises saates selga panna. Nii. Selline pusa. Töö saab tehtud. Get the job done. Ja minu arust on väga kihvt sellise väga mõnusast materjalist ja stiille. Nii et selle paned selga, nokatsi paned pähe, mõõdulindi võtad kätte, kohvi paned sooja, šokolaadi võtad hamba alla. Ja võidki kujutada ette, et oled üks osaline Naabrist parema saates. Nii et igal juhul tõelise fänni komplekt läheb siit loosi. Ja muidugi, et kui sul kohv tehtud on, siis saad seda nautida kruusist, mille peal oleme muidugi mina ja Alari ja siis siit kohvirüübates saadki mõelda, et kumb saatejuht sulle siis ikkagi rohkem meeldib. Nii, aga asume siis selle auhinna juurde, mis ma ütlesin, mille ma isiklikult kavatsen välja loosida. See on, ma kuulsin, et selle asja nimi on TV3 mõnnakas. Isegi minul ei ole sellist veel kodus, võib-olla ma ei ole piisavalt mõnna TV3 jaoks, aga minu meelest, kui ma selle endale selga paneks, ma näeksin välja nagu üks suur pahukomm, aga ma kujutan ette, et see on täpselt selline asi, mille sisse sa pugeda saad ja siis mõnusasti Naabrist paremat hakata vaatama. Kusjuures kohe pärast meie laivi Naabrist parem TV3 eetrisse ka jõuab 9:30 õhtul, nii et pange juba heaga telekatele meeldetuletused. Nii, igal juhul, nagu siis sai öeldud, teie küsimused siinsamas SCB kommentaariumis, võtame need kõik ette, juhuslikult loosime 4 õnnelikule siis need auhinna paketid. Nii, aga see ei ole ju veel kindlasti kõik, mis me täna õhtul teeme. Ma mõtlesin, et ma näitan teile natukene, milline see võtteplats meil siin üldse välja näeb, sest et siin on väga palju sellist, mida teleekraanil mitte kunagi näha ei saa. Kui te siit vaatate, siis see on põhimõtteliselt see, mida te alati näete rivistuste ajal meie selja tagant. Aga nüüd ma viin teid nendesse kohtadesse, mida televaatajad kunagi ei näe. Üks kõige huvitavam. No nagu te näete, siin juba igal juhul töö käib, nii et sellist asja ei ole Naabrist parem võtteplatsil, et meie hakkame siin tegema mingit fännipäeva ja nemad enam tööd ei tee. Ei, igas konteineris reaalselt Askom Rill praegu ehitavad, Kelly ja Joosep nägin, põrandaid alles pandakse, nii et töö käib ja siin tehakse vist värvi, kui ma ei eksi. Igal juhul, näete, siin juba toimetamine käib. Aga nüüd kõik tagasi selle koha juurde, mis ma ütlesin, mis on väga salapärane, kuhu mitte kunagi mitte ühtegi Naabrist vanema fänni pole siiani lastud. Aga ma mõtlesin, ma teen seda täna. See on selline ruum, kus tehakse intervjuusid. Ehk siis meie armas toimetaja Kertu paneb pärast pikka võttepäeva naabrid siia istuma. Näiteks mina istun siia ja Kelly istub siia. Ja vot siis läheb küsimiseks. Siin on selline pihitool, kus sa pead ära rääkima, milline naaber sulle tänase päeva jooksul kõige vähem meeldis. Mis tunne oli, kui sa kaotasid selle võistluse? Kui hea meel oli, kui sa võitsid selle võistluse? Mis tunne oli saada 2 rosetti, kuldset rosetti ühe saate jooksul? Igal juhul siin sa pead selle kõik ära rääkima. Prožektor on näos, heli võetakse siit ja ma arvan, et need on toolid, kus on ikkagi kõige rohkem ka nutetud. Sest et kujutage ise ette, nad on terve pika võttepäeva, mis on meil tavaliselt, ütleme selline 10+ tundi teinud tööd, näinud vaeva ja siis alles pannakse nad siia intervjuule ja nad peavad kõik südamelt ära rääkima. Nii et minul ja Alaril on väga hästi läinud, et me ei ole pidanud siin veel istuma. Nii, aga siis on veel üks väga kihvt koht. See on salaruum. Siia ma teid ei saa lasta. Kahjuks. Seal võib-olla on Alari Kivisaar, võib-olla ei ole. Ma ei ütle teile, kus ma ta panin. Aga lähme sellesse, natukene vaatame seda kevadilma, sest me oleme siiski ju
eetris Ülemiste Cityst ja meil on tõesti nii vedanud, et me oleme juba 2 aastat järjest siin. Vaadake, kui imelises kohas Ülemiste Tehnopool paistab kohe ja selles suurepärases angaaris. Ja kas täna õhtul ei ole mitte imeline ilm, nii et tee kiiresti oma toimetused kodus ära, sest naabrist parem hakkab 9:30 õhtul. Ja päike lähebki selle aja peale juba looja. Nii, aga nüüd te teate, kus me oleme. Ma ei soovita siiski ukse taha tulla, sest et meid siin kogu aeg ei ole. Naabrid muidugi ehitavad, aga neid ei tohi segada, sest et neil on päriselt väga palju tööd vaja ära teha. Nii, ma näitan teile nüüd ilmselt ühte ruumi, kus on kõige rohkem raha. Nagu sõna otseses mõttes raha, sellepärast et need asjad, mis on sinna pandud, maksavad lihtsalt nii palju raha, et see konteiner on kõige väärtuslikum asi siin võtteplatsil. Sest see on täielikult täis Makita tööriistu. See on põhimõtteliselt nagu poes. Tuled siia, sul on vaja midagi ehitada. Nii, võtad siit selle aparaadi või võtad selle aparaadi või otsid mingeid lihvimispabereid. Ühesõnaga, kõik, mis üldse Makital on, ta on pannud meie nii-öelda usaldanud meie kätesse ja naabrite kätesse. Nii et ma ei tea, kui mina siia tuppa jääksin, siis ma suure tõenäosusega ei oskaks pooli nende vasinaid kasutada, aga õnneks naabrid on juba hea mitu episoodi saanud õppida ja rääkimata kõigest vabast ajast, mis nad siin veedavad. Nii et nemad juba väga hästi teavad, kuidas neid asju kasutama peab. Nii, aga lähme siis natukene edasi. Nüüd te olete võib-olla sellised esimesed kõige põnevamad kohad ära näinud. Nii, aga siin ongi meie naabrid. Ja kes alati teevad pilti. Sellepärast, et kui me pöörame korra ümber, siis seal on meie fotograaf. See on Kalev, ta jäädvustab alati kõik need ilusad hetked meie võttelt. Nii et alati peab ikka naeratus näol olema, sest et muidu jääd natukene õnnetu väljanägemisega järgmisele TV3 Facebooki pildile, kes seda ameti tahaks. Nii, aga Kelly ja Joosep, ma tahaks, et teie heli ka ikkagi läbi tuleks. Nii, et võtame siis siit ühe mikrofoni. Nii, nagu mis tunne on? Hää. Kui kaua te see nädal olete siin aega veetnud? Piisavalt kaua, et ei oska isegi tundi enam lugeda. Kas te olete tõesti need, kes käivad absoluutselt iga nii-öelda päev vähemalt korra vaatamas, mis nende konteineris toimub? Me tegime see nädal 1 puhkepäeva, me peame tunnistama, kus me käisime maal ja käisime saunas. Aga me tegime siis ka tööd. Nii et peaaegu. Ja kuidas siis praegu nii-öelda väljavaated on, et siin varsti on järgmise episoodi filmimine, et kas kõik tööd hakkavad valmis saama? No loodame, et saab, et unetundide arvelt on tööd tehtud ja kindlasti saame valmis. Senis, kuni ma lähen kohe räägin Anna-Liisa ja Gerdiga, ma lasen teile mõelda, valige üks oma siis, ma ei hakkagi ütlema, et kas lemmikpaar või vähem lemmikpaar, üks konkurent ja öelge tema kõige parem omadus ja tema kõige halvem omadus. Nii teate natukene mõelda. Nii, Anna-Liisa ja Gert, millal siis spaasse saab? Varsti. Paari nädala pärast, 2. juunil. Juba saab, jah? Kas ma saan sinna igavese priipääsme ka või kuidas sellega lood jäid? Palju sa siin ehitamas oled käinud? Nagu ma oleks kunagi ehitamise eest midagi tasuta saanud. Ja sa võid kabis käima, siis ikka saab, jah? No ma võin teha ühe pildi seal mullivannis. See on juba päris hea. Mitu päeva teie olete see nädal ehitamas käinud? Jah, mitte ainult see nädal, vaid esimesest päevast alates ja ei ole ühtegi päeva vahele jäänud ja iga päev vähemalt 1-2 öösel, nii et. Kas te arvasite päriselt ka, et see saab nii raske olema? Ei. Mina olin see, kes mõtles, seal on need ehitajad, kes kõik ära teevad, et me käime kohal lihtsalt. Te olite päriselt ühed need, kusjuures see on minu meelest nii kummaline, et aina rohkem ma kuulen inimestelt, et nad tõesti arvavad, et see naabrist parem ei ole mitte midagi. Seal on ehitajad, meie lähme teeme ilusat nägu, räägime natukene, poetame paar pisarat niimoodi näitlemise eesmärgile, siis võidame selle saate ära. Ja mina samal ajal, kui sa niimoodi mõtlesid, siis ma olen kõrval niimoodi. See on täpselt niimoodi. Aga te ju ometi ei kahetse, et te tulite? No, veel mitte. Väga hea. Nii, aga teile täpselt sama ülesanne. Valige üks naabrite paar
ja mõelge siis, mida head ja mis vead on teil nende kohta välja tuua. Merill ja Asko, kas te reaalselt olete jõudnud trenni ka selle hooaja jooksul? Nende nädalate jooksul, mis te olete pidanud siin ehitama? See ongi siin nagu trenn vahepeal. Aga Asko on jõudnud küll, mina kõndisin üks päev siia kohale. Ja rattaga läksin kahju. Väga tubli. Kus sa täpselt elad? Mitu sammu sul tuli? No see on ikka 3 kilomeetrit kindlasti. Väga tubli. Kas te olete vaadanud ka, et kui palju samme te siin teete? Ma arvan, 10 võtab ikka täis. Kuskil 14 000 iga päev umbes. Milliste nii-öelda vahenditega, mis siit võtteplatsil võib leida? Asko, sa oled võib-olla proovinud trenni teha või kasutanud seda kangina või vaadanud, et selle küljes võiks rippuda, siin võiks sirutada? No enamjaolt konteineriga ikka, et võtad kinni, tõstad nad mõned korrad, teed asju edasi. Lihtne, tavaline. Mind jah. Jaa, väga hea. Sa oled nii kerge, et sul ei ole midagi tõsta, et konteinerit ikka. Jaa, absoluutselt. Nii, aga valige teie ka siis oma lemmikpaar ja või võib-olla kõige vähem lemmikpaar ja kohe ma tulen teie juurde tagasi. Nii, et Jana ja Hannes, kuidas siis teil läinud on? Mitu päeva teie olete siin sellel nädalal veetnud üleüldse? Just tulime. Väga lihtne. Ma üldse imesta, et te kogu aeg aja edas olete. Tegelikult on nii, et meie leib tuleb lauale kahjuks Tartust ja meil ei ole võimalust teha arvutitööd. Meie peame reaalselt ka Tartus tegema magamata tunde, valmistama klientidele mööblit. Täna lõpetasime kell 3 öösel. Kell 3 öösel panime ühte kohta mööblit natuke ja võtsime paar asja kaasa, panime lapse turvaliselt õigesse kohta ja põrutasime jälle Tallinnasse. Kuidas te vastu peate sellega? Lebo ju. Lebo? Tema jaoks on see lebo, mul nagu iga minut kõik valutab. Ei no tegelikult, kui te olete nagu lapse kasvatanud kuni 3. elueani peaaegu, siis tegelikult see öösel üleval olemine on nagu... Meil kõige lihtsam asi selle asja juures. See ei ole midagi. Keegi ei ripu kuskil pükste küljes kinni, et reaalselt tööriistad kuuletuvad. Vaata, laps ei kuuletu. Nii see on. Aga kuidas te praegu nüüd reaalselt mõtlete sellele tagasi, et miks ometi me pidime alla kirjutama sellele lepingule, miks ometi me saatsime selle video? Või teil on ikkagi hea meel, et te olete siin praegu ja tegelikult ju on üle poole tehtud? Me oleme seda korduvalt üksteisele öelnud, et me oleme nagu nii õiges kohas, sest me tulime siia saatesse teadmisega, et need käed ehitavad ise. Ja see pea mõtleb ise. Ja tunduvad küll sellised, et täitsa ehitavad. Et me oleme väga rahul. Nii, aga ma jätan siis teile üldse kõige vähem mõelda. Nii et teie öelge siis üks paar, kelle kohta te toote välja nende kõige parema omaduse ja nende kõige halvema omaduse. No nii, Diana, kütta. Jätkates seda teemat, et... Kelle te valite kõigepealt? Gert ja Anna. Nii? Sorry, et ma kütan puid alla, aga jah, et kuna me ise nagu hästi palju ehitame ja vahepeal kutsume abilisi, siis Gert ja Anna on kahjuks abiliste rollis, et neil käivad ehitajad, tuttavad põhitööd tegemas. Spicy. Jaa. Et meil ei ole ühtegi ehitajat, ühtegi paberitega töölist, et see, et mu vend on kuldsete kätega, on lihtsalt minu pluss, et pigem on siis see kadedus, mis teistel on. et ehitajate pabereid ei ole mitte ühelgi meie abilisel ette näidata ja ma rõhutan, et arvuliselt on meil erinevaid abilisi ikkagi vähem käinud. Erinevad, väga hea. No selles mõttes, et nagu öeldakse, siis sugulasi ei saa valida, et on lihtsalt vedanud, et on õigesse perekonda sündinud. Vist küll. Aga teeb ikka meele nagu mustaks ka see, et vaatad, et ise oled siin pingutanud ja igimull otsa ees ja siis teistel on lihtsalt nii palju paremad abilised. Pigem asi ongi selles, et kui on nagu 2 paari käsi, kes teevad või siis on nagu 3 paari käsi. Aga mõned sõbratel ikka on ju. Meil on käinud kipsplaati paigaldamas, sest et reaalselt nagu ma hakkan kipsplaati panema või? No ei, aitäh. Ja on käidud ka tegelikult siukseid, no ikkagi ütleme, kus minu jõud nagu üle ei käi, on mingid põranda lihvimised, et tahaks veel lapsi ka saada, nii et ma ei tundnud selle mõttega siia saatesse, et ennast nagu päris ribadeks tõmmata.
seda ei tohi teha, kuigi see võib juhtuda. Ja ütleme tegelikult Gerdi ja Anna kohta midagi positiivset ka. Ja lõpetame ikka positiivsel noodil. Tuleb tavaliselt, ma annan teile hea soovituse, et järgmine kord te võite teha sellist asja nagu võileib. Et kõigepealt ütled ühe positiivse asja, siis ütled midagi negatiivset ja siis lõpetad positiivsel noodil. Ja siin võtad, ei saanudki nagu väga aru, kes midagi öeldi halvasti. Et tegelikult meile meeldib, et nad teevad asja kvaliteetselt ja puhtalt, et nende stiil ja kõik on nagu super. Et tõesti nutikad lahendused ja et te pöörate tähelepanu sellele kvaliteedile, et see on nagu, meil on hea meel. Ja see spa ikkagi peab kannatama veel aastaid. Ma tahan sinna vanni juba minna. Me loodame ka sinna vanni saada. Nii, aga siin läheb päris kuumaks juba. Nii, okei, aga Merill ja Asko, kuidas teiega lood on, kelle te välja valisite ja mis teil nende kohta öelda on? Kelly ja Joosepi valisime veel. Ja me siis esimene saade ei ole hinge peal, aga mis meie oleme tähele pannud on siis see, et Kelly ja Joosep on kõikide teistega väga armsad ja sõbralikud, aga omavahel võiksid natuke rohkem teineteist hoida. Kas nad kraaklevad? Nad kraaklevad jah, panevad puid alla teineteisele. Nii, et nagu konteiner väriseb ja... Ei no see on siuke huvitav suhe, no selles suhtes, et eks igal ühel on oma moodi suhtlusviis, et ega me Askoga kindlasti ka kogu aeg siin tupsununnud ei ole. Jääb küll selline tunne muidugi. Jaa, väga hea, väga hea. Et lihtsalt, et hoidke, et te mõlemad väga erilised ja armsad inimesed, et te olete meile väga kalliks saanud niikuinii, nii et ärge siis omavahel niimoodi tülitsege. Kohe esimesed pisarad, esimesed solvumised, väga hea. Meil on live kestnud ju kõigest 20 minutit ja 40 minutit on veel jäänud, nii et see on minu praegu kõige huvitavam saade, mida vaadata, nii et kutsu kohe sõbrad ka. Nii, aga Asko, midagi head siis äkki Kelly ja Joosepi kohta? Kelly ja Joosep, no see on vähemalt minul on niimoodi olnud, et nad alati on väga abivalmised. Et kui ma lähen nagu, mul on midagi puudu, lähen küsin Joosepi käest ja tal on see, siis ta ei hoia nagu seda endale ainult, vaid jagab ka teistele. Et strateegilist mängu väga ei mängita. Ja Joosep on jahimees, see on päris cool. Mida ta jahib siis? Loomi. Esimeses saates muidugi võis jääda mulje, et nad tahavad lapsi hakata seal metsas jahtima. Aga no sellest pole hullu. Ma loodan, et ikka... Seal ka magama panna. Nii, aga aitäh teile. Nii, Gert ja Anna, kelle teie välja valisite ja mis teil on nende kohta öelda? No me valisime siis Asko ja Merilli välja siin. Mõnem ka või? No mis me oskame öelda, nende tugevus on ka nende nõrkus minu meelest, et... Sa võid ikka kaks asja erinevat asja ära hakkasin just likerdama. Mängime endale kindlaks selles mõttes, et... Jah, me ise ka ei tea, kas see on tugevus või on nõrkus. Et nad oskavad väga hästi, siis ütleme lihtsasti teha asju ja nad jõuavad alati õigel ajal magama. Nad teevad nii lihtsaid lahendusi, et nad ei ole enda elu keeruliseks elanud. Ehk siis nii nagu me ise oleme teinud selles mõttes. Erinevad meist endast. Et nad on nutikad, aga siis... Et kas see on nagu hea või halb, seda peab otsustama keegi teine. Jah, seda nüüd aeg siis. Ja midagi head? See ongi hea ja halb. No ei, teil on ikka, siis te peate ühe samasugust asja. Et nad teevad nii lihtsaid lahendusi selles mõttes, et... See ongi positiivne. Aga vahepeal ei ole ise... Meie teeme nagu keeruliselt, ise oleme süüdi, et nagu neid punaseid siin korjame. Ja sellega tuleb ettevaatlik olla, ärme hakka nüüd nii-öelda spoilima kõiki episoode, aga ja selles mõttes, et saates on ikkagi see, et sa pead olema tõesti nutikas ja kuldsete kätega, palju heasse perekonda sündinud, sõpradega hästi läbi saama. Nii et selles mõttes kõiki need omadusi on vaja, nii et kui sina just võib-olla järgmine hooaeg mõtled naabrist paremasse kandideerida, siis juba vaata praegu järele, kas sul on ikka kõik asjad olemas, et võib-olla ei olegi mõtet tulla. Selle nii-öelda aitamise kohta ma arvan ka, et see pigem on nagu ülitore, et
vähemalt meie oleme ümbritsetud inimestega, kes on valmis meid aitama ja kes tulevad hea meelega, et me kellelgi nugakärile ei hoia, kedagi siia ei sunni tulema. Ma arvan, et tahavad sinna spaasse tulla. Need on meie inimesed. Pärast järjekord taga. Ja selles mõttes, et me teadsime saatesse tulles, et ka meil ei ole võimalik töölt kõrvale jääda või mingeid meeletuid puhkuseid võtta. Et selles mõttes ma arvan, et kõik on okei. Ja, te olete väga nutikad ka, nii et selles mõttes kiitus teile. Nii, aga Kelly ja Joosep, praegu saate hästi läbi või olete tülis? Saame hästi läbi, aga mul läks süda nii hellaks, et et huvitav, et inimesed nii lühikese ajaga õppisid meid tundma. Teil on veel palju õppida. Aga te olete pesamunad. Teil alles tulebki need nii-öelda küljed maha liffida teile teisel, jah? Võib-olla ise ka tõsisemalt planeerima hakkama. Aga kelle teie siis välja valisite ja mis on nende head ja vead? Diana ja Hannes, teie jäite üle. No nii. Hannes tegi hea liigutuse, pumppüssi liigutuse ja jahimehena võin öelda, et kohe siin naksan, ma jätan selle sandwichi esimese poole ära. Et julge hundi rind on haavleid täis. Kaks väga enesekindlat inimest, kes võib-olla siis arvavad, et nad tõesti suudavad kõik oma mõtete ja kätega ära saada. Aga ma arvan, et see on neid mõnikord alt vedanud. Või mis sina arvad, Kelly? Ja ma arvan ka ise ka olles mõnes asjas perfektsionist, siis mõnikord lihtsalt aeg surub peale. Et see on ilmselt see miinuspool. Kuidas nad teie hinnangul praegu nii-öelda asjadega joone peal on, et kas on palju tegemata või nutavad seal konteineris pigem? Kuna nad täna jõudsid, siis ma arvan, et me sinna minna igaks jõuks. Seal vist ei ole väga midagi vaadata veel. Jah. Ei, tegelikult asi ei ole üldse nii hull. Aga mis on siis see, mida nad nii-öelda hästi oskavad teha, mida te hindate neis? Kelly? Arvan see aja planeerimine, et ikkagi teevad kvaliteetset asja ka ja jõuavad ära teha. No see aja planeerimine natukene läheb siin eelmisesse kapsaada, aga ma isegi selle kvaliteedi tooks nüüd välja, et asi on nii kvaliteetne lihtsalt, et see nõuab aega ja tihtilugu meil siin ei ole aega. Ja kuidas teie enda asjadega lood on? Meil aeg on, jah. Teil on aega, jah? Ei ole jännis? Aga kvaliteetne ka? No jah, ütleme, et... Kes see meid appi tahab, eks seda näha olla siis. Kui kvaliteetne see on. No aga lähme vaatame, kui kvaliteetne see on, sest et ma tean, et te head vaatajad olete juba nii kaua kibelenud, et me lõpuks ometi läheks nendesse konteineritesse, sest esmakordselt teil on võimalus näha, kui palju on naabrid juba valmis ehitanud. Ja ma tuletan veel kord meelde, et kõik, kes te seda laivi praegu vaatate, kindlasti otsige üles kommentaarium, sest sinna peate saatma siis küsimused. Meie viimases otse-eetri blokis me küsime need ka naabritelt ära ja kõigi küsijate vahel loosime välja 3 auhinnakotti ja siis see üks mõnnakas, mille mina välja loosin. Nii, aga Kelly ja Joosep, lähme siis nüüd. Näidake, millega te olete hakkama saanud. Kõigepealt esimene tutvustus siis. See on kõige rohkem nii-öelda muutunud, mis televaataja hetkel on näinud, et uksed ongi mustad ja meil on tegelikult ka soojustus väljas. Vaadake. See on selline lisatöö olnud. Kõik konteinerid on ära soojustatud väljast. Nii et tänud purprojektile. Ja nüüd hakkab siin ikka väga soe olema, jah? Ja kuna me ehitame reaalselt elumaja, siis see peab olema väljas soojustatud. Me ei saaks nii, Kelly ei saaks nii. Mainiks seda, et metall läheb suvel väga kuumaks. Jah, ehk siis ma kujutan ette, et kui sul on soojustatud, siis on natukene parem see temperatuur seal suvel ka. Ja seda kindlasti. Ja kas jääb sellist musta värvi? Ja, see on üks kiht, et seal on näha tegelikult, et krunt on hall ja siis üks kiht musta värvi on siin. See oli ainukene värv, mida te kaalusite või mõtlesite mingite teiste toonide peale ka?
ma veidi spoilin, sorry, et ma segasin. Aga ma päris ei spoili ära, et siia veel tuleb värvi. Veel tuleb, okei, siis rohkem ei räägi praegu. Seda te peate juba saatest vaatama. Aga teist värvi kui musta, nii et... Okei, ma olen väga põnev. Nii, aga nägime ära, mis te olete siit väljas teinud. Vaatame siis sisse ka natukene. Ahaa, siin on kõik pandud pop-popiga, jah? Me seda... põrandat ei taha ka väga palju spoilida. Ja, seda me ka ei näita. Nii et kas põrandaid näed juba praegu nüüd kell 9.30 TV3 eetris? Või veel ei näe? Tuleb natukene veel kannatada. Nii et siis me seda teile ei näita. See on see minu unistus olnud, mida ma olen tahtnud teha ja lõpuks ma sain selle. Nii et pead ikkagi vaatama TV3 eetris 9:30 õhtul igal kolmapäeval naabrist paremat, sest et üllatusi jagub meil reaalselt igaks õhtuks. Aga Kill ja Joosepi konteinerist siis teil on väga äge lagi siia saanud, ma arvan, mida vaatajad ei ole näinud. Ja see on Joosepi nii-öelda kätetöö ja ta on sellega väga rahul. Me saime puidukojalt selle ja me oleme nagu mega rahul ja meil tuleb välja ka nende toodang. Välisfassaat läheb antrasiithall. Oi, kui äge. Et seest on hele ja avar ja väljast on selline tume. Aga siia siis räägige natukene, mida tuleb ka, et kui ma nüüd kujutaks ette, et siin hakkavad nüüd olema võib-olla mingid diivanid, nagid, pildid, et kus siis, ma praegu olen WC-s. Selge. Nii, väga õige, käsi tuleb pesta, eriti koroona ajal ja ka pärast koroonat. Esime jah, WC kohe välisukse nagu või nagu kõrvale, et kui tuled sisse, saad kohe ära teha need puhastus. Ja kas teil ei ole veel olnud, kui seda, et jooksed kuskilt toidupoest koju sellise hooga, sest et nii väga tahaks vetsu minna. Ja kusjuures naljakas on see, et me oleme vaatanud korterid päris palju ja mõned korterid on sellised, kus köögi kõrval on dušikabiin. Niiviisi, et sul on nagu Tartu... korterid. No, väga hea. Nii, aga siin on siis WC ja vannituba ka. Siin ei ole. Tegelikult ei ole. See oli nali. Ei no mina ei tea, naabrid ju ikkagi tulevad väga eriskombaliste ja geniaalsete võtete peale, nii et ühesõnaga siin te tegite mulle täielikult tünga, aga vaatajatele, kus teie vannituba on siis, näidake seda. Sinna ei tohi veel minna, siin on soov. No kaamera näitab ainult. Väga ei tohi filmida. Väga palju ei tohi filmida. Ja meil tegelikult puudub saun ja mõned võib-olla arvavad, et see on miinuseks, aga samas kuna see on elumaja, siis me ei taha niiskust elumajja ja meie jaoks on saun ikkagi väga oluline ja hiljem lihtsalt ehitame selle välja suurema. Oi. Nii, aga mis siia tuleb? Tegelikult see tagumine sein on köök ja siin ei ole praegu viimistlust, kuna see läheb nagunii kõik köögi alla. Ja seal on tegelikult näha mängust see redel, mis mäng see oli nüüd teises või kolmandas saates. See nägite viimases saates. Ja me oleme seda natuke tuuninud, korda teinud ja see läheb nüüd kasutusse. Kas te ütlete ka, kuhu te selle panete? Siis näete. Siis näete. Nii, aga siis on meil jäänud veel magamistuba. Kas Joosep tuleb sinna valgusega või on okei? Jaa. Magamistuba on tegelikult ka väga lihtne. Ma tulen ka siia. Siin saab magada ja filme vaadata. See sama ala, mis on ka viimistlemata, siia tuleb täisehitatud voodi. Te võite näha, kui suur see voodi tuleb. Jaa. Siia mahub palju lapsi. Palju lapsi. Vaatan korra, kas 2... No okei, enam-vähem, ma loodan, mul ei jää nagu varbad üle ära. See on niipidi, saad magada. No väga hea. No siis saate siin mõnusasti Netflixi on chillida, jah? Ja seal on taga on garderoop ka. Ja näed, siin on juba väike, näete, et siin on nagu pistik, mille jaoks see on. Sest siia tuleb projektor. See ei ole keskel, sellepärast, et muidu see juhe ei mahu sinna taha ära. Ehk siis me pidime natukene paremal pool. Ja siis on riidekapp, kus on paigast räna. Riidekapp ja sinna tuleb suur ekraan, kus saab siis Netflixi vaadata. Väga äge. Või Go3 ja sealt erinevaid filme. Nii, mis on teie konteineri juures praegu võib-olla kõige huvitavam, ebatavalisem, mis te ise tahaksite välja tuua? Millega te võib-olla kõige rohkem rahul olete praegu, et tegime selle ära? Ma arvan, et need samad laed, nagu need on mega ilusad ja see välisfassaad. See tuleb marutuus. Sellepärast, et nagu see konteiner nagu reaalselt mängib nii palju ja kui ma oleks nagu kipsilakke ka pannud, siis ma arvan, et siin oleks nagu mingid erinevad praadivärgid tulnud. Praad
ja muud asjad. Praed. Võib-olla mõtled prae peale juba. Kelli peab ära jooksma korra. Kus sa lähed? Ära jooksma sellepärast, et mul õde hakkab sünnitama ja ta toob oma poja siia. Ja mul on emaga sünnipäev, nii et tervitused emale. Ja ma toon see on igal juhul. See on elu. Jaa, vabandus, mis sobib. Nii, aga kui väga teil on vaja võita see konteiner? No ma arvan, et me saame ise sellest siis aru, kui see lõpuks valmis on, et kui väga me seda tegelikult sooviksime ise endale. Sellepärast, et see töö, mis siia sisse on pandud, see on nagu meeletu tööd, meeletud päevad. Ja meil praegu on küll olemas koht, kus olla, aga me oleme mõlemad nagu maalt pärit ja me kunagi ei saaks korteris elamisega hakkama. Pikaajaliselt ma mõtlen. Et nagu maru kihvt oleks see panna kuskile mändide alla ja käia metsas ja käia marjul ja jahil ja. No muidugi. Ja lõpetuseks, enne kui me liigume järgmisse konteinerisse, kus saab teie tegemistel silma peal hoida nii-öelda sotsiaalmeediakanalites, sest kõik kasutate neid ikkagi väga aktiivselt ja seal on kõige otsesem info selle kohta, millega teie lemmikud just praegu sel minutil tegelevad. Ja, jälgige meid Instagramis, Kelly ja Joosep. Ja Kelly on Y-ga? Kelly on Y-ga. Sa ei saanud last või? 5 minuti pärast. Kelly ja Joosep on Instagramis ja siis meil on Facebooki leht Kelly ja Joosep. Ja siis meie tegemisi saab nendest 2 kanalist kõige paremini jälgida. Kui teil on midagi nii-öelda muud hingel, siis andke meile märku. Me oleme väga aktiivsed nagu vastu kirjutama ja teiega rääkima. Ja kui teil on lahedad ideid, mida me võiksime võib-olla teha, siis võite ka kirjutada. Ja veel enne, kui me liigume järgmise konteinerisse, siis mis oleks üks ehitusnipp, mida te võib-olla siin ja kohe jagaksite 2 lausega kõigile nendele vaatajatele, mis te olete võib-olla ise praegu kõrva taha pannud? Palju närvi. Kui teil on võimalik kuskilt seda saada, närvi, siis... Närvi ja siis teine asi on see, et kui olete närvis, siis ostke nagu hästi palju magusat. Mida siis naabrid söövad? Oi, kui väga hea. Kui teil nagu need närvid mustad on, siis andke naisele üks šokolaadi, siis läheb asi paremaks. See on kõige parem ehitusnipp, mida ma seni kuulnud olen. Vaata, kas keegi suudab sellele trümbata. Igal juhul palju edu, Kelly ja Joosep. Nii, aga võtame järgmisena ette näiteks Hannes ja Diana, kes tõepoolest käivad Lõuna-Eestist kogu aeg siia ehitusplatsile ja nad jälle, näete, jälle istuvad, mitte midagi ei tee. Tulge tehke meile nüüd vähemalt tuuri, mis te olete siis siin kõike korda saatnud selle ajaga, kui meie oleme siin filminud ja vaatajad on mingeid osasid ka eetrist näinud. Tegime ühe majakese valmis. Majakese, jah? Majakese. Kõik on kadedad, aga seda näeb seestpoolt palju paremini. Vaatame siis astume üle läve. Nii, ja siis veel vaatajatele meeldetuletuseks, siis teie teete saunamaja, eks ole? Meie teeme saunamaja, jah. Eluruum ja siis tuleb sauna osa eraldi. Siia tuleb meie köök, mille me teeme ise. See tuleb väga vinge, seda te näete. Siin on meie ruumilaiendus, kus tuleb ka väga nutikad lahendused, istumine, lauad, värgid, särgid. Ja pehme nii-öelda siis istumispind tuleb siia, ehk siis see annab meile väga palju ruumi juurde tegelikult. Et me ei pea hakkama leiutama siin suuri diivaneid ja tulevad hoopis 2 istumiskohta, mida me veel ei reeda. Ärge reedke kõiki asju. Siin on väike üllatus veel, vihje. See on meie üks vihje, mille samamoodi teeme ise. Meisterdame siia ühe laheda seina. Nii, aga ma ikkagi kibelen ja ma tahaks seda sauna näha. Vaatame. Tegelikult võib vetsu ka vaadata. Ja vetsu võib ka vaadata. Kui me vetsu valmis ei jõua, siis me panime asjad valmis vetsus. Et nurgas on paber ja labidas olemas. No kõige tähtsamad asjad on minu meelest siin ikkagi olemas. Siin on peegel ja vetsupaber. Ja näha on, et vetsupaberikriis on tõesti õnneks koroona on läbi saanud. See on lausa 3 rulli, kuigi keegi seda WC-d ei kasuta. Nii et milline raiskamine ütleks mõni vaataja. Aga see selleks.
pidime varuma selle saate jooksul, sest meil on tegelikult kogu aeg nagu kõik nii piiri peal ostetud või saavad asjad kogu aeg otsa. Aga kuidas üldse on selle koroona nii-öelda pandeemia tingimustes? Ei ole päris sellist asja, et lähen Bauhofi, jalutan ringi ja vaatan, mis silma hakkab ja selle kõik võtan, et kuigi e-pood on väga hästi töötav, aga siiski. See on karm, sest et isegi vist Hannes, kes on harjunud, ta teab neid nimetusi, mida vaja on, et ta isegi nagu jookseb juhe kokku, et mida kõike tuleb nagu kirja panna ja kogu aeg täpselt teada, et vot tuleks just järgmine nädal need asjad kohale. Planeerimine, see on jube raske, sest sa pead nii palju ette mõtlema, sest tarned ja kõik on nii pikaldased, et neid asju kätte saada ja õigel hetkel, see on nagu teine ooper juba. Aga duširuum. Duširuum, ahah. See on veel natuke poolik. Siia jätkame. Jätkame. Selle me üritame teha siukse suhteliselt nagu rahuliku, et vastukaaluks, mis meil siin muu kõik tuleb. Et siuke tagasihoidlik, aga väiksed vimkad tulevad sisse. Ja vimkasid saab siis kõiki saatest näha. Nii et neid me praegu ei reeda, see on juba väga palju reedetud. Ja peab mainima, et see on Hannese kätetöö. Hannes on kõik selle ise teinud. Ta on selle ise plaatinud väga kenasti. See on tõesti väga kena, sest et ma mäletan ikka kõige selle 5 hooaja jooksul, mil mina olen Naabrist paremat teinud, siis plaatimine on üks kõige raskemaid ülesandeid alati olnud. Hannes viskab ka seda tööd. Lainetavaid vannitubasid on palju nähtud. Nii, aga nüüd lõpuks ometi me saame näidata teile, milline näeb välja üks saun, siis kui see ei ole veel täiesti valmis. Kõige uhkemad selle põranda üle. Praegusel hetkel veel kindlasti ja kuni lõpuni välja, sest see on tõesti tänu ühe super inimesel Tartus, kellel on saunasalong. Võime teda julgelt kiita. Ja Spaunast räägime, et tema ühesõnaga on meie sauna mõnes mõttes inspiratsiooni allika, sest me avastasime sellise salongi Tartust ja me läksime sinna. Ja kui palju ägedaid asju tal on ja mida ta ise nagu teeb, sest ta on ka üksik tegija niimoodi. Ja ta ise, see, kuidas tema mõttemaailm toimib, on täpselt nagu meil ja siis me oleme nagu temast nii inspireeritud. Aga miks see talle meeldib nii väga? Või mis siin erilist on? Kui tavaliselt sellised põrandad on tehtud tiigipuidust, siis see on siis Eesti tooraine termotöödeldud kask. Oi, kui äge. Nii et me hästi palju üritame selle konteineri ehituse juures kasutada just Eesti ettevõtjate, Eesti käsitööliste, kõigi selliseid lahendusi. Eesti brände ja kvaliteetseid brände, et see kvaliteet on meie mõistes jätkusuutlik. Ja siit on ka aknad. Kas väljast sisse ka näeb või ei näe? Ei näe. Kui sees on pime, siis väljast sisse ei näe. Aga mis on meil veel väga äge, mis siia tuleb? Vaadake seda. Minu nurk muide. Siin on Diana nurk, aga vaadake seda nuppu. Ja vaadake, mis see teeb. Veel ei tee midagi. See ei tee veel midagi. Siia tuleb eris ja siia tuleb automaatne leelisüsteem. Nii et tõmbad nuppu ja käib Jaa. Kui äge, ja sa ei peagi täitma seda veetünni. Ei, ja see on ka tänu mu õele, kes töötab Hydroscandis, siis Hydroscand tuli meil appi ja tegid meile kogu selle kollektiiviga sellise süsteemi, aitasid kokku panna. Et super. No Diana, sul on ikka väga äge nupp. Ja, see on minu nupp, see on ainult minu nupp. Hannes peab ikka võtma seal kibust ja viskama. Aga mõtle, kui sa oled seal lava peal, sa pead ju leili viskama ja sa pead kogu aeg püsti tõusma, aga kui sa tahad relaxida seal lava peal, aga leits läheb külmaks, siis tõmbad nupust ja sul on jälle soe. No näha on, et inimestel on ikka geniaalsed ja nutikad lahendused, nii nagu naabrist parema naabritelt oodata võib. Aga enne veel, ärge minge kuskile. Ma tahaks ikkagi küsida, et mis on see üks nipp ehituslik võib-olla või üldse võite ka loomingulisemalt mõelda, mis te tahaksite siis vaatajatele edasi öelda, et mida teie olete õppinud ja mis tuleks kindlasti kõrva taha panna? Ma olen õppinud oma abikaasat lõpuks kuulama ja mitte virisema ja vinguma. Et päriselt see paneb proovile ka suhte hästi palju,
üksteisega arvestamise ja kuigi ma olen naisterahvas, mul on raskem seda kõike nagu teha, siis ma kogu aeg mõtlen selle peale, et aga ma ei saa jätta seda kõike nagu Hannese kaela. Et me peame sellest koos välja tulema. Ja siis ma ikkagi kogu aeg püüan nagu ükskõik kuidas. Jällegi suhtesaade on olla. No muidugi. Nii, aga Hannes, sinu nipp võib-olla ikkagi midagi ehituslikumat? Ütleme niimoodi, et ehituslikumalt tegelikult on siin päris palju nippe nagu tulnud, mida ei ole nagu ise varem kasutanud. Siiski. No üks. Ütleme näiteks, et mul oli doosi, ütleme, pistikuid panin seina ja mul oli tehtud 68 mm auk, aga doosid vajasid suuremat auku. Siis mõtlesin, kuidas ma nüüd suurema teen, kas ma teen mingi šablooni või asja. Aga siis ma panin 2 freesi omavahel kokku 68 ja 72 ja saingi teha ilusti uue augu ja uailaa, milline õppetund. Et tegelikult... Ja arvestades seda, et sina ju ometigi ei tee esimest korda mingit ehitust. Jaa, aga ma ei ole, võt ongi see, et kõike tegelikult ütleme, see ei ole nagu tavapärane ehitus, et siin on natukene vaja nuputamist ja sa kunagi ei tea, vaata, mis materjalid sul, kuidas sul tulevad, mis sa saad, on ju. Et vanasti, kui olid head ajad, käidi poes, siis oli lihtsam, aga kuna nüüd ongi see, et võib-olla tellid ära, aga poest on otsas ja siis pead jällegi midagi ümber mängima, et see ümber mängimist on nii palju. Ja aega ometigi ju teil siin saates ei ole. Ei ole. Ma ei tea, me vahepeal mõtleme raiskama aega tõesti mingite jaburate asjade peale, sest me tahaks... Unustasid ennast ja rääkima. Ei ole midagi. Üks viimane küsimus teile veel. Kus saab teil silma peal hoida, kui sa juhuslikult juba mingi jälgige kindlasti naabrist paremat Instagramis ja Facebookis, aga kui tahaks tõesti ikkagi teid kõige rohkem fännata ja ainult teie tegemiste silma peal hoida, siis millele tuleks praegu like ja follow vajutada? Kindlasti Instagramis Diana ja Hannes, Facebookis Diana ja Hannes. Ja kindlasti võite tšekkida ka Puhtapuu veebilehekülge, kus on näha Hannese kuldseid töid. Aga see on Instagramis ja Facebookis samamoodi. Väga hea, nii et Diana ja Hannes ja Puhas puu. Puhtapuu. Väga hea. Nii, aga aitäh, ma jätan teid siia sauna seda nuppu katsuma. Nii, ja ma juba kuulsin siin, et Merill ja Asko ei jõua enam võimelda, sest nad tahavad nii väga teile näidata, millega nad on hakkama saanud. Enne veel, teie tulete, ja. Enne veel ma tuletan meelde, et kõik, kes te seda laivi praegu vaatate, kindlasti otsige üles kommentaariumite nurk ja küsige meie naabritelt sealt küsimusi, sest kõigi küsijate vahel loositakse välja auhindu. Kena, aga lähme siis sisse. Nii, kõige huvitavam koht teie konteineris. Sinu lemmikkoht. Lemmikkoht kindlasti on see meie lemmikkohaks külaliste tuba. Aga võime lähme sauna. Nii, hakkame siis ikkagi otsast pihta. Nii, näita kõigepealt saun. Sauna. See sai täna valmis. Nii, et sellist asja ei ole veel mitte kuskil nähtud. Lava ei saanud täna valmis, aga seinad. Ka pooleli, sest et mina peaksin supivahaga veel üle käima, aga selles suhtes, et suur töö on tehtud juba ja siit tuleb siis lihtsalt veel agu anda, sest et naabrid küll ütlesid, et me oleme hästi nutikad, et me lähme õhtul magama, aga me oleme nutikad, sest me tuleme hommikul varas ja tööle. Ma olen võib-olla 3-4 tundi tööd teinud, kui esimene naaber tuleb juba nagu võtteplatsile, nii et... Meil on iga päev 12-tunnised tööpäevad ja me pole... Ma ei saaks öelda, et kõik naabrid ikkagi iga päev siin käinud on, et me oleme kindlasti, ma arvan, kõige rohkem siin platsil olnud. Või kui te teete näiteks uurimustööd, kumb on parem, kas see, et sa lähed kell 3 öösel magama või sa lähed kell 10 õhtul magama ja tõused kell 5? Nii et kui keegi tahab endale praegu uut bakalaureuse tööteemat, siis võib uurida näiteks seda. Nii, aga see oli teie hubane saun ja nüüd vannituba. Nii, kes plaatis? Asko. Mina plaatsin esimest korda elus. Nii et siin see on kaugelt vaatamise. Et me vaatame siit. Tundub väga ilus. Päris ilus, okei. Lähemale me ei lähe. Ja täna me tegime vuugid ka ära, nii et nüüd ta on nagu täitsa päris juba. Et enne siin on natuke pisaraid siin valada, sellepärast et see plaat, mis siin on,
ei ole tegelikult see plaat, mida me tellisime. Juhtus nii, et kogemata tellimus läks tuksi ja meie plaat ei läinud sinna. Midagi ridade vahele ära. Midagi jäi ridade vahele ja me pidime laost võtma lihtsalt laojäägi ja nüüd me siis teeme sellest. No minu meelest see näeb väga kihvt ikkagi välja, nii et ärge üldse muretsege. Nii, aga teie külaliste tuba. Aha, siin on siis meie köök on ju. Köök. Ja nüüd me läksime köögist välja. Ja, kõht on täis söödud. Siin on külaliste tuba. No ütlen nii, et see praegu hetkel veel ei ole valmis. Et siia tulevad erilised lahendused ja siia tulevad kassipojad ja lehmad ja lambad. Väga äge. Kui sõbrad siin ei ole, siis meil on kitsed ja lambad on siin meiega koos, et oleks soojem olla. Me panime pildi ka seina, et see on inspiratsioon. Ja see on meie inspiratsioon. Meie Kullerbi maja. Oi, see näeb. Kes selle pildi teinud on? Uus kasutuskeskusest. Lihtsalt hea inspiratsiooniks. Lasime väikse tõmmise välja sealt. Mis on üks selline nipp, mida te annaksite kõigile, kes praegu vaatavad seda laivi, mis selline ehitusnipp, mida te enne saatesse tulekut ei teadnud, aga mis on tegelikult võib-olla väga kasulik kõigile, kes mis iganes haamri kätte võtavad või värvirulli või hakkavad mine hullu tea konteinerit ehitama. No üks nipp on väga oluline on see, et kui sa paned maalriteibi, siis võta see kohe ära, kui ta märg on. Sest et kui sa võtad selle maalriteibi hiljem ära, kui ta kuivanud on, siis, ja sul on midagi sealt alt vahelt läbi lekkinud, siis tõenäoliselt sa seda värvi enam sealt välja ei saa. Aga kui sa võtad märjana ära ja sul on sealt natuke pritsinud, siis sa saad selle ilusti maha tõmmata. Ja muidugi planeerimine. Seda vist on kõik öelnud. Seda on üldiselt kõik öelnud ja siis on veel öelnud ka seda, et kui naine läheb närvi, tuleb talle šokolaad anda. See pidi olema ehituse kõige suurem nipp. Väga hea, ma sain ühe Said ka ühe nipi. Ei. Kui mees läheb närvi, siis tuleb talle pai teha ja pannkooke tuua. Oi, väga arvas, nii et kõik naised kasutage seda nippi ka. Kui tahaks teid sotsiaalmeedias jälgida, lisaks sellele, et ma juba jälgin naabrist paremat, aga ma siiski olen teie kõige suurem fänn ja tahan teada, millega te tegelete õhtul, hommikul, lõuna ajal, siis kuhu ma pean? Asko ja Merill, Instagramis, Facebookis. Insta, Facebook ja TikToki veel ei ole, aga äkki kunagi on. Nii, aga siis, kui me oleme tuuri siin lõpetanud, siis me vaatame üle ka siis selle spa. Et kuidas seal läheb. Aitäh teile. Nii, ja Anna-Liisa ja Gert ootavad meid nüüd spaas. Teie aga siiski tulistage küsimusi, sellepärast et väga kihvtid auhinnad Bauhofilt, Makitalt, Luna Grupilt ja TV3-lt on ometigi siia kingi kottidesse pandud. See on fännipäeva tõeline fänninänn ja te tahate seda endale võita. Tere! Kuidas teil läheb? Töö käib, jah? Töö käib täiega. Töö käib loomulikult. Aga näidake siis, kaugel spa on? Spa on... Ei ole eriti kaugel, ta on siin samas selles mõttes. Uks on ette saanud. Ja me oleme siis ainsad naabrid, kes on selleni jõudnud. Väga Nii et, ja meie uks on taas kasutatud. Ehk siis aitäh, Simo, kui sa meid vaatad, et see uks on tänu temale. Nii et jah, me oleme väga rahul. Pidime sobitama olemasoleva ukse majaga, et uks on natuke proportsioonist väljas, aga väga lähe. No üks asi, mida me sellel hooajal tegelikult väga jälgime ka, on see, et taaskasutaks palju. Ikkagi see keskkonna jalajälg oleks võimalikult väike, nii et plusspunktid selle ukse eest. Aga ma tahaks ikkagi väga siia sisse minna. No nii, tere! Nüüd me näeme kõiki neid häid sugulasi ja abilisi. Kohe näha, et siin on ka sellised tõelised ninjad ikkagi. Ja vaadake, kui äge põrand neil seal valmis on saanud. See ongi siis see põhiruum. See on siis see meie konteineri pärl nii-öelda. Nii et... See on spa. See on spa. Mis siis täpselt siia kõik tuleb? No siin on magamistuba ja siin on nagu köök praktiliselt ja noh, niimoodi nipet-näpet. Aga jaa. Aurusaun, mis on siis üsna haruldane, et keegi teine seda ei tee ja minust ei ole kunagi teinud ka selles mõttes üheski saates, nii et see on üsna eriline. Kui keeruline on konteinerisse aurusauna teha? Milliste riskidega, ohtudega peab arvestama ja kui palju võib-olla mõtteainet, üldse planeerimist see kõik nõudis? Tegelikult liiga keeruline ka ei olnud, et selles mõttes, et kuna kõik vannituba nagunii kaetakse plaadiga, siis selles mõttes ei ole nii keeruline.
aga noh, eks. aga kõik need, et niiske see pääses kuskile vahele. Et no nagu siin näha on, et siis meil on hästi palju tükrocki plaati siin kasutatud, mis kõigi eelduste kohaselt peaks siis selle vee kindlaks kogu selle ruumi tegema. Pluss siis veel mingid fiiberkummid ja hüdroisolatsioonid, et. Igaks juhuks veel turvasime üle kõik asjad. Olite kuulnud neid sõnu üldse enne hooaega? Kui te ennekõike siia saatesse tulite? Ei, no selles mõttes, ei tükrokit ei olnud jah, selles mõttes, aga üsna kiirelt said need sõnad selgeks. Nii, aga head vaatajad, ma pean ronima siia, sest ma ei olegi näinud nii suurt mullivanni. Appi! Ma tegelikult enne küsisin luba, kas siia võib tulla ja see mullivann on siia jõudnud. Ja rääkimata sellest, et mis te siia lakke olete pannud ühe kaupa käsitsi käbid. Anna-Liisa, kuidas selline hullumeelne idee üldse tuli? See idee sündis samamoodi taaskasutusest, et kuna siis see on selle hooaja nii-öelda nagu sõnum äkile, et mõtlesime ka, kuidas me saame midagi erakordset teha ja midagi sellist, mida keegi kindlalt järgi ei tee. Kui kaua see aega võttis? See kleepimine oli kõige nii-öelda kergem osa sellest või kõige nagu lühem osa, siis pigem nagu neid käbisi lumega korjata, vot see oli omaette nagu väljakutse. Kui kaua sa korjasid neid ja kui palju neid käbisid on siin? Neid käbisi, kui kõik saab täiesti valmis, siis on umbes 10 000 käbi. Aga need oli ka vaja siis ära kuivatada, et kuna talvel nad on niisked, nad on koos, siis me tegime sisuliselt iga päev sauna, küpsetasime erinevaid asju, et nad läheks kui nagu roosinupud lahti. Kus sa sellise idee peale tulid? See on täitsa hullumeelne. Korjata 10 000 käbi, siis need kõigepealt ära kuumutada ja siis need veel ühe kaupa oma väikeste näppudega sauna lakke kleepida. Tegelikult ma võin siin öelda, et alguses mõtlesime, et okkaid on vist nagu liiga raju korjata, et lähme lihtsama vastupanu teed. Et esimene mõte oli teha okkastest lagi ja siis me mõtlesime, et okei, et väljas on mingi 60 senti või ühesõnaga räige lumi oli see, et kui me nagu neid otsuseid tegime, et see on vist ikka ulme. Ja see ettevõte on juba olemas ka, kes Eestis seal. Jah, nii et me ei hakanud nagu kedagi jäljendama. Ma annan selle sinu kätte praegu, sest et ma siiski tahan istuda siia. Ja et te kujutaksite ette, et siin on kõik mõnusat vett täis, mullitab, vaht. Mul on üks kihisev jook siin. Ei olegi telekaamerad akna taga, vaid on ilus vaade Eestimaa loodusele ja muusika mängib. Ma olen väga valmis selleks hetkeks. Kui palju see vann maksis? Kust te selle saite? Siinkohal tuli meil appi siis Eesti tootja Lingalaid, kes tegutseb Tartus. Nad on väga-väga toredad ja abivalmid. Nad tegelevad selliste terrassivannidega, kümblustünnidega, kellel on palju raha, võib ka paadid nende käest osta. Nii et võtke ühendust ja... Aga siiski, kui palju see maksis, eriti kui te nüüd ise ei maksnud? Sa teate, mis see hind võiks olla? See arv on 4-kohaline ja lasta ajad sinna paika, kellel pakub huvi, lingalaid.ee ja võite kõik selgeks teha. Ja ma arvan, et me ei räägi 2000 eurost. Mõtlen, teil on kõigil võimalus vaadata. Igal juhul selline vann ja kuidas see võimalik on, et te selle siia üldse sisse saite? Me siis tegelikult... See on see, et selle aluseks on ikkagi jaakarkass nagu, et ütleme nii, et see oligi kõige planeerimise alus, et me teadsime, kui lai on see vann, kui palju meil on võimalus, kui paksud seinad me saame teha nii-öelda. Aga see vann toodi siis nii sisse, et te lõiksite selle ühe külje maha või? Jaa, me lõikasime selle külje maha ja selle seina me ehitasime siis hiljem. Teeme vanni sisse ja siis ehitasime seina, et meil oli hästi pikka aega oligi siin nagu avatud ja nüüd on siis kõik kinni. Ma küsin teilt ka siis seda, mida ma olen kõigilt naabritelt juba uurinud. Mis on see üks hea nipp, mis te olete kõrva taha pannud, just ehitusnipp, mida te võiksite praegu vaatajatega jagada? No mina omalt poolt oskan öelda, kui te tükrocki plaati panete, et siis see hermeetik tasub nagu võimalikult värskena pahti läbidega üle tõmmata, et mitte hiljem nagu, et... See on kõige olulisem nipp või? No üks nipp igal juhul ei pea olema kõige olulisem. Aga Anna-Liisa, ütle siis sina hoopiski seda, et kui ma tahaksin ikkagi kõige rohkem näha, millega teie tegelete, mis te teete hommikul, mis te õhtuks sööte, siis millistele sotsiaalmeediakontodele ma pean praegu kohe follow ja like viskama? Instas, Gert ja Anna, Facebookis, naabrist parem. Gert on nõrga keega? Kaaga, tugeva kaaga. Gert ja Anna. Nii et Instas, ootame Facebookis. kõiki jälgima.
aga väga tore igal juhul, ma ootan juba väga, et saaks siia spaasse tulla, nii et jõudu tööle. Kui te... taaskasutatud siis aurugeneraator ka. Jaa, natukene võib-olla sellest ka. Ja, et see on siis ühe väga toreda Eesti inimese poolt, kes siis raatsis loobuda sellest hügromaatikust, et see ei ole mingisugune helo, et see on ikkagi korralik asi, nii et siis... No, süsteemid on ka üldiselt väga kallid. Ja no see tundub ikkagi täiesti ulmejutt, mis te siin kõik räägite, et pooltest sõnadest aru ei saa. Aga mul on hea meel, et need inimesed, kes peavad sellest aru saama, et teie, te olete selle valmis ehitanud ja selles mõttes väga-väga tublid. Ja kui see on see sauna osa, siis siia tuleb siis selline mõnus puhkeruum ja vaadake, kui ägeda aknad olete siia kõik teinud ja kui olete juba valmis ka, et saaks siin lõpuks ameti nautima hakata. Jaa, me te juba ootame tegelikult. Kaugel, et ikkagi, et no kuigi palju on tehtud, siis ikkagi see on nii kaugel veel, et... Ja need viimased lihvid on ikkagi nagu need nokitsemised, et kõik need detailid paika saada, et see on see kõige aega nõudvam. Aga mulle tundub, et minu küsimused on nüüd otsa saanud, on aeg vaadata üle meie fännide küsimused ja lähme siit võib-olla natukene välja ja kõik naabrid on juba kogunenud laua äärde, sest et muidugi seal, kus on tort, seal on ka naabrid. Aga enne, kui te saate hakata torti sööma, ma võtan siis siit fännide küsimused, mis on siis tulnud siia SEB Live'i kommentaariumisse ja neid juba ikka täitsa palju on. Nii, mis plaanid on konteineritega edaspidiseks? Kes oskab selle eest vastata? Mis konteinerist edasi saab, kui hooaeg läbi saab? Meie hakkame sees elama. Ma ei tea, mis teist teeme. Ma ka ei tea, mis teeme. Meie hakkame saunas käima seal. Istun seal. Aga jah, et üldiselt on siis nii, et iga naaber tahab selle konteineri endale võita ja need, kes ei võida, peavad siis lihtsalt natuke rohkem raha leidma. Meie elame seal sees ka. Teie elate seal sees, jah? Sest et meil raha ei ole, nii et me loodame, et me siis saame selle niisama. Nii, mis on olnud seni kõige raskem ülesanne, Asko? Ma arvan, et see tordi söömine üksinda tuleb mul see kõige raskem ülesanne. Minu meelest sul oli seal natukene veel tööd teha seal konteineris, et jääks ikka meile ka midagi. Nii, Kell ja Joosep, kas te olete ära lugenud, mitu korda te omavahel tülli olete läinud? Me ei tülitse, me lihtsalt vaidleme ja solvume. See ei ole tüli, selles mõttes, et need oleme meie ja... Aga siit tuli kohe siuke puiklik vastus vaata, see ei ole tüli. Aga vähemalt me saime täna Joosepilt ideaalse nipi, ehitusnipi, et kui naine läheb pahaseks, tuleb talle šokolaad anda ja ehitus läheb edasi nagu lepasärjega. Nii. Mis te arvate, kas teine koht on ka osalemist väärt, kui kõigest ilma jääte? Tunnete, et kui te jääte teiseks, et siis tegelikult ikkagi oli hea otsus tulla saatesse? No seda, ma arvan, et see selgub hiljem, et vahet, ma arvan, et see koht ei ole üldse oluline, et kas ta on teine või neljas, et see on kõik kaotus. Kui sa ei ole esimene, siis sa oled kaotaja selles mõttes, et... Ja te ei taha veel öelda, et see on hea kogemus? Ei, siiamaani on väga hea olnud selles mõttes, et tõesti see peluks ajaks meelde. Jah, et meie oleme siiski tulnud arvutilaua tagant välja siia ehitama. Mina olen lihtsalt nagu terve elu tegelenud riiete ja moemaailmaga ja see kõik on siin väga uus. Et pigem me leiame, et need, kes juba on ehitajad, et noh, meil on väga suur pagasid kaasa võtta. Seda on ainult hea kuulda. Nii, Diana ja Hannes, kas te olete ka mingi päev mõelnud, et enam ei viitsi? Jaa. Täna ei lähe arvesse? Ei, täna ei lähe arvesse. Tegelikult vahepeal on ikka, kui ikkagi näpud enam ei tööta, siis on küll on mõte, aga ei, see mõte kaob kiiresti. Seda on väga hea kuulda. Nii, mis tunne võiks olla 3 punast rosetti saades, kui te olete ennast mänginud sellisesse olukorda, et teie konteineril on sätitud 3 punast rosetti? Oskaksid mõelda, mis teie peast läbi käib? Eks ta on halb tunne, nagu ma arvan, et ükski inimene ei tahaks seda saada. Sa oled tegelikult öelnud, et... Sa tead, mida ma olen öelnud? Miks ma olen öelnud? Sa ütlesid, et sa ei tahaks seda tunnet. Sa ütlesid, et ma hakkaksin lihtsalt nutma. Ma arvan, et see on õige, sest et 4. punast rosetti ju ei tule, siis kukutakse saatest välja. Nii, aga kes konkurentidest kõige enam võitu vääriks? Meril. Meril. Hannes ja Diana.
väga konkreetne vastus. Nii, siis on veel inimesed küsinud. Kas saatejuhid veavad omavahel salaja kihla, kes võidavad? See on vist küsimus mulle. Meie ei tegele hasartmängudega ja ma pean ütlema seda, et me tegelikult ükski aasta ei oska seda ei ette ennustada ja siis me oleme lihtsalt loobunud Alariga oma lemmikute valimisest, sest kõik on omamoodi armsaks saanud, igaüks vääriks omal moel ja omadel põhjustel seda võitu. Seega see on nagu oma laste vahel valimine ja ma ei tee seda. Nii, kas teile öeldakse mõnikord ette, mida peate kaameras ütlema või tekst tuleb teie peast? Tekst tuleb täiesti meie peast, aga hästi keeruline oli võib-olla kõige esimeses saates, et kaamera tuleb ja siis me oleme nagu mingi ütle midagi, ja siis sa mõtled nagu hästi pikalt, mida ma siis ütlen ja see ikka ebaõnnestub. Ja siis see kõlabki nagu, minu puhul oli nagu see on vale võti. Sest ma ei osanud mitte midagi öelda tolles intervjuus ja see on vale võti. No igal juhul küsimusi on täna tulnud rekordiliselt palju, üle 2000, mis tähendab seda, et tõesti ma ei kujuta ette veel, kui palju inimesi vaatab seda laivi praegu. Igal juhul näha on, et teie vastu tuntakse väga-väga palju huvi. Nii et minul on siin veel viimased küsimused, mis me välja sõelusime. Mis on teie trumpvõiduks? Me ei tee. Ma arvan, et ja see teostus, mis tuleb. Lihtne. Väga hea, lihtne ja konkreetne. Nii, Asko ja Meril, kellelt saate kõige rohkem tuge ja toetust? Sõpradelt. Meil on väga hea kogukond ja sõbrad tõesti, kes meid toetavad ja me lähemegi kohe neile külla, et koos saadet vaadata. Ja kõik teie saate ka vaadata saadet, sest et väga head naabrid ka. Parimad. Ja oluline. Ja minu vennast ei ole kasu mitte ainult mulle, vaid ka teistele naabritele. Isegi kui nad seda tunnistada ei taha, siis tihtipeale nad kõik küsivad abi just meie konteinerist. No väga hea ju. Sul on ikkagi kuldaväärt vend. Aga viimane küsimus Kellile ja Joosepile. Mida te ehitamisel üldse ei oota? Võib-olla see etapp on juba möödas, aga mida te teadsite, et see tuleb ja oi, ma ei taha ja ma ei viitsi ja ma ei oska ja see on nõme. Sa tead või? Ei tea. Aga ma mõtlen selle kohe välja. Kas äkki teised oskavad juba kohe paugust öelda, mis on? Plaatimine ja kõik see pahteldamine, mille meie vahele jätsime, siis me teadsime, et meile ei meeldi see. Saadet vahele siis. Paar saadet jätsid vahel. Ma ei ole seda infot veel kuulnud, aga... Naabrid ütlesid, et me oleme kavalad, et me lahendasime oma maja ilma pahteldamiseta. Nii, kas sa mõtlesid välja? Ma arvan, meie nõustume Meriliga, sest see pahteldamine ja vannituba. Ühesõnaga märjad ruumid. Pahteldamine. No, plaatimine, no ütleme märjad. Üks mökerdamine kõik. Kas teil on midagi muud, mis teile ei meeldi? Ei, meile tegelikult ka see mökerdamine ei meeldi. Teil sama vist, jah? Noogutate? Külm ilm. Ja sina väga külm oli siin alguses, aga nüüd on juba hea, nüüd saab sees soojas olla, aga alguses oli päris karm. Alguses täiesti võimatu. Nii, aga aitäh kõigi nende küsimuste eest. Nagu ma ütlesin, 2000 küsimust, me ei jõua kahjuks need kõiki ära küsida, aga jälgige kõiki naabreid nende enda Facebooki ja Instagrami kontodel. Gert ja Anna, Diana Hannes, Kelly Joosep, Meril, Asko Meril. Nii et visake kohe praegu follow, nii et pange kõik oma küsimused sinna, kes praegu vastust sellele ei saanud. Ma tean, et neil ei ole tegelikult niikuinii mitte midagi paremat teha. Seega saate oma vastused ja kõigi nende 2000 inimese vahel, kes need küsimused küsisid, me loosime välja siis need 3 auhinnakotti ja lisaks siis selle TV3 mõnnaka. Auhinnad on välja pannud Makita, Luna Grupp, Bauhof ja muidugi TV3 ja me anname võitjatest teada TV3 Facebooki lehel ja muidugi võtame siis võitjatega ühendust. Igal juhul meie tänane väike otse-eeter on lõppenud. Ma peaks ütlema, et saite kõik väga hästi hakkama. Järgmine kord tuleb seda sama asja teha Naabrist parema finaalis, kuhu tegelikult ei olegi väga palju aega enam jäänud. Nii et kibekiiresti tuleb veel tööd teha. Teie, head vaatajad, minge nüüd kõik diivanite ette ja lülitage TV3 peale, sest et 21.30 ehk siis täpselt 20 minuti pärast hakkabki Naabrist parema järgmine hooaeg ja üllatusi, emotsioone, ehitamist on seal kõike. Meie igal juhul hakkame torti sööma ja
lõikame lahti tordi. Aitäh, et te meid vaatasite. Tšau! Kas see on hea mõte või? Võib-olla sealt äärest. Ma ei julge. Võtame ikkagi noa äkki või lihtsalt... Võtame selle kellu. Võtame noa.